Head Ukraina toetajad, lugupeetud rektor, lugupeetud minister. 23. veebruaril läksin mina üsna õndsas rahus õhtul magama, teadmisega, et järgmisel hommikul tuleb vara ärgata, et Toompeale lipu heiskamisele jõuda. Tõsi, vara ma ärkasin, aga ei oleks soovinud äratuskellaks saada lauset Putin alustas sõda. Peale lipu heiskamist sõitsin kodulinna, et perega koos kodumaa sünnipäeva tähistada. Samal ajal Ukrainas lahkusid inimesed oma kodumaalt, teadmata kas, millal ja kuidas üldse tagasi koju saab. Kui esialgu tahtsime uskuda sõda alustanute lubadust mitte pommitada tsiviilhooneid, siis tänaseks oleme näinud pilte hävinud lasteaedadest, koolidest, isegi haiglatest. Mõned päevad tagasi, kui mina tavapäraselt siia samasse kooli tulin, põles samal ajal Ukrainas Harkivi ülikooli hoone. Harkivi ülikool on Ida-Euroopa üks vanimaid ülikoole ja enne sõda õppis seal tuhandeid ja tuhandeid üliõpilasi, sealhulgas ka tuhandeid välistudengeid. Ukraina tudengite esindusorganisatsioon on öelnud, et nende prioriteet on saata tudengid kas läände või need, kes saavad, need lähevad sõtta. Eesti tudengid teevad igapäevaselt koostööd nii Euroopa üliõpilaste kui ka enamjaolt Balti riikide üliõpilasliitudega, et toetada Ukraina tudengeid ja pakkuda abi neile, kes Eestisse jõuavad ja tegelikult juba on jõudnud. Eesti kõrgkoolide üliõpilasesindused organiseerusid ülimalt kiiresti, et Ukrainale abi saata ja valmis olla, kui tudengid siia jõuavad. Me saame praegu üheskoos pingutada natukene rohkem kui tavaliselt. Pingutada selle nimel, et samasugused tudengid nagu mina ja nagu paljud teised, kes täna siin laval käivad, et nad saaksid oma õpinguid jätkata. Meie ainuke erinevus on selles, et Ukraina tudengid jäid sõja hammasrataste vahele ja peavad oma elu sisuliselt uuesti üles ehitama. Nende õppima aitamine siin ei tähenda ainult koolis käimist ja hariduse omandamist. See annab neile sõbrad, tugisüsteemi, tõsi vahel ka elukoha. See annab inimesele midagi, millele keskenduda, et ei peaks päevad läbi, vaid uudiseid vaatama. Tahaks küll võtta päev korraga, aga eks ikka mõte lendab. Lendab küsimuseni, kuidas edasi. Millal ja kuidas see kõik lõpeb? Kuidas kirjutatakse sellest tulevastes ajalooõpikutes? Viimasel ajal kuulusidki sõjad vaid ajalooõpikutesse. Seetõttu meie Eesti tudengid ei oska tunda ja tegelikult loodan, et ei saa mitte kunagi tundma seda, mida tunnevad praegu Ukraina tudengid. Küll aga saame me olla valmis neid toetama, samal ajal ise siin üksteisele toeks olles. Slava Ukraini!